Kiired, ma ütleksin isegi, et erakorralised uudised Ungarist. Viktor Orbáni perekond lahkus kiiresti Ungarist ja kolis Ameerika Ühendriikidesse. Viktor Orbán ja tema peamised liitlased on lakanud avalikkuse ees ilmumas pärast seda, kui peaminister tunnistas valimistel valusat kaotust. Tegelikult osutus kaotus mitte lihtsalt valusaks, vaid lausa hävitavaks. Opositsiooniline partei TISA sai parlamendis põhiseadusliku enamuse. Ja nüüd on Viktor Orbán ja tema välisminister Péter Szijjártó äkitselt lihtsalt kadunud. Aga kõige tähtsam uudis on järgmine. Viktor Orbáni tütar ja tema väimees István Tiborg on juba ametlikult Ungarist lahkunud ning kolinud New Yorki. Lisaks pöörake tähelepanu sellele, et Donald Trump, kes toetas Orbáni nii aktiivselt, on äkitselt lõpetanud selle teema kommenteerimise. Ja ta väldib ajakirjanikke, kui temalt selle kohta küsitakse. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, jätke selle video alla oma kommentaar ja pange like. Ja liituge ka minu Telegrami kanaliga Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii et Viktor Orbán ja tema peamised liitlased kadusid avalikkuse ees pärast seda, kui peaminister tunnistas valusat kaotust valimistel. Valus kaotus valimistel. Ja see kaotus oli tõesti lausa hävitav, sest nüüd sai opositsioonipartei TISA parlamendis 138 häält, mis on absoluutne põhiseaduslik enamus ehk 2/3 häältest. Viktor Orbáni ja tema välisministri Péter Szijjártó Facebooki lehtedel, kus tavaliselt käib vilgas elu, kus tavaliselt on mingid provokatsioonid, avaldused ja nii edasi, valitses äkitselt vaikus. Ja neid endid pole ka alates pühapäeva ööst nähtud. Aga te ju mäletate, kuidas Viktor Orbán ja Péter Szijjártó julgesti kritiseerisid Facebookis Kiievit ja Brüsselit. Nüüd on nad millegipärast vait. Szijjártó, kes aktiivselt osales valimiskampaanias, kadus isegi varem ja siin on huvitav moment. Aga teda, Péter Szijjártót, nagu te märkasite, polnud laval, kui Orbán teatas valimiskaotusest. Kuhu kadus Szijjártó? Kirjutas endine parlamendiliige Andrea Vargadam. Ja alates pühapäeva õhtust muutis Szijjártó lihtsalt oma Facebooki lehel tausta Ungari lipuks. Ungari välisministeerium ei vastanud kommentaaripalvele. Seal lihtsalt lõpetati igasuguste kommentaaride andmine, sest keegi ei tea, kuhu nende ülemus kadus. Tegelikult tegi sama ka Donald Trump, kes toetas Viktor Orbánit enne valimisi ja saatis talle toetuseks asepresident J.D. Vance'i. Kui Trumpilt täna lennujaamas küsiti Ungari valimiste tulemuste kohta, pööras ta lihtsalt vaikides ümber, heitis sellise pilgu ja lahkus solvunult. Avalikult ei reageerinud Trump samuti Orbáni kaotusele ega opositsiooniliidri Peeter Magyar võidule ning püüab igati seda teemat vältida, justkui poleks midagi juhtunud. Ja praegu on oluline mõista, et TISA partei põhiseaduslik enamus võimaldab järk-järgult, kuid siiski lammutada kogu Viktor Orbáni autoritaarse ja korrumpeerunud süsteemi. Seetõttu saab Viktor Orbán väga hästi aru, et tema järele võidakse tulla ja ta kardab seda. Ja praegu räägivad muidugi paljud Ungaris sellest, et kuulge, kui palju oli kära ajakirjanduslikke uurimisi selle kohta, milliseid korruptsiooniskeeme Viktor Orbán korraldas. Seetõttu võivad nad tõesti tema järele tulla, koputada uksele ja öelda, kuulge, siin tuleb asjad selgeks teha. Vähemalt odavate Vene energiakandjate ostmise lugu on tegelikult väga kõmuline. Sest tead, Orbán armastas väga tihti rääkida sellest, et me ostame odavaid energiakandjaid Venemaalt. Seetõttu maksavad tarbijad Ungaris väga madalaid kommunaalkulusid või saavad väga odavat bensiini Ungaris. Selgus, et see ei ole nii, sest tavalise valijani ei jõudnud kõik need odavad energiahinnad. Kuid sellest teenis väga hästi Ungari naftafirma, mis erinevate fondide ja skeemide kaudu suunas suure osa kasumist Viktor Orbáni fondidesse. Ja nii juhtuski, et naftahiiglane sai raha selle vahepealt, mis tekkis bensiini ja kommunaalteenuste turuhindade ning Venemaalt saadud odava nafta ja gaasi hinna erinevusest. Aga tarbijad seda eriti ei tundnudki, sest kommunaalteenuste ja bensiini hinnakujundus Ungaris arvutatakse kuidagi Euroopa keskmise näitaja järgi, ehk siis võetakse aluseks Euroopa keskmine. Arvestamata, et nad ostavad üsna odavat Vene gaasi ja naftat, sellepärast kaitseski Orbán nii tugevalt ideed osta seda kõike just Venemaalt. Aga see pole veel kõik.
selgus, et üks Ungari kõige rikkamaid abielupaare, Viktor Orbani tütar ja tema väimees Istvan Tiborš, olid juba enne hääletust riigist lahkunud ja kolinud New Yorki. Ehk siis pühapäeval, kui valimisjaoskonnad alles avati, oli perekond juba asjad kokku pakkinud ja kiiresti New Yorki sõitnud. Huvitav on see, et Viktor Orbani tütar ja väimees nimetasid seda pereotsuseks. Nad ütlesid, et ei, mis te nüüd, siin pole mingit poliitikat. Nad lihtsalt otsustasid just sel hetkel riigist lahkuda. Aga see on jultunud vale, sest Orbani perekond lihtsalt mõistab, et neil on parem Ungarist põgeneda, enne kui on liiga hilja. Asi on selles, et Orbani väimees Tiborš on saanud üheks korruptsiooni sümboliks, tänu millele Orbani sugulased ja temale lähedased inimesed, sealhulgas partei funktsionäärid, teenisid tohutuid summasid. Tiborš lõi Ungaris kinnisvara ja hotellindusimpeeriumi ning äiapapa ehk Viktor Orban kattis poliitiliselt kõik need machinatsioonid. Ungari välisminister Péter Szijjártó on omakorda saanud Orbani režiimi ja Kremliga tihedate suhete sümbooliks. Nagu viimastel nädalatel Ungari ja välismeedias avaldatud telefonikõnede salvestistest selgus, Péter Szijjártó helistas korduvalt Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile ja rääkis talle, mida arutati EL-i riikide ministrite kohtumistel. Detsembris Moskva visiidi ajal allkirjastas Szijjártó, nagu selgub, Venemaa ja Ungari suhete laiendamise lepingu. See leping annab Venemaa ettevõtetele muuhulgas juurdepääsu uutele Ungari projektidele elektrienergia ja vesinikuenergia valdkonnas ning näeb ette enamuse nafta, gaasi ja tuumakütuse sektoris. Ja seda olukorras, kus Euroopa Liit on otsustanud noobuda Venemaa gaasist täielikult aastaks 2027 ning nõuab Ungarilt, et ta lõpetaks võimalikult kiiresti Venemaa nafta ostmise. Viktor Orban ise vandus Vladimir Putinile sõprust ja lubas teda igati aidata, nagu hiireke lastejutus aitas lõvi. Aga nüüd ei näe enam ei Orbanit ega Szijjártót, millegipärast nad ei ilmu avalikkuse ette. Peeter Magyar on juba teatanud, et on valmis taas lähendama Ungarit Euroopa Liidule. Pärast seda, kui Orban kujutas EL-i ja Euroopa Komisjoni riigi peamisteks vaenlasteks. Ta blokeeris abi Ukrainale ja sanktsioonid Venemaa vastu, kellelt ta vaatamata kõigele jätkas nafta ja gaasi ostmist. Magyar, kelle valitsus peaks kuu aja jooksul võimu üle võtma, on juba teatanud, et tühistab oma veto Ukraina laenule. Peeter Magyar toetab uut sanktsioonipaketti Venemaa vastu. Just seda oodataksegi temalt eelkõige Brüsselis. Ja rõhutan, et see on esimene samm protsessis, mis peaks aitama deblokeerida kuni 35 miljardit eurot, mida Euroopa Liit keeldus Ungarile andmast. Erinevate vaidluste tõttu, mis on eelkõige seotud Orbani režiimi demokraatlike normide õõnestamisega. Aga tuleb mõista, et Peeter Magyar on siiski pärit Viktor Orbani parteist Fidesz. Ja esitades dissi paremtsentristliku parteina, järgib ta üsna natsionalistlikke seisukohti. Tema avalduste põhjal ei ole ta valmis Ukrainale takistusteta teed EL-i avama ning peab võimalikuks jätkata energiaressursside ostmist Venemaalt. Isegi tema kõige ustavamad toetajad omavad vaid ähmast ettekujutust sellest, kuidas ta kavatseb riiki juhtida. Aga Magyari seisukohtadest rääkisin ma lähemalt ühes varasemas saates, seega minge kanalile ja kindlasti tellige, et selliseid saateid mitte maha magada. Ja sõbrad, kui te peate selle YouTube'i kanali tööd oluliseks ja vajalikuks, saate kanali tegevust rahaliselt toetada annetuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite. Ja siin tuletan ka meelde, kuidas Orban ja tema välisminister Péter Szijjártó hoidsid tihedaid sidemeid Kremliga. Viimastel nädalatel tuli välja, et Szijjártó suhtes korduvalt Venemaa välisministri Sergei Lavroviga ja rääkis talle sellest, mida arutatakse EL-i ministrite kinnistel istungitel. Viktor Orban ise vandus oktoobris Vladimir Putiniga peetud vestluses talle sisuliselt sõprust ja ustavust ning lubas aidata kõigega, millega võimalik, et korraldada Budapestis USA-Venemaa tippkohtumine. Tuletan meelde, et Orban nimetas end tookord hiireks, kes aitab Vene lõvi. Lihtsalt vastik, täielik jälkus. Ehk siis Viktor Orban, Putin. Viktor Orban sosistab Putinile telefoni, et ma olen sinu hiireke, kes aitab sind kui tõelist lõvi. Lihtsalt jälkus.
Noh, nüüd on huvitav, mis siis Viktor Orbanit edasi ootab. Seega sõbrad, kirjutage kommentaaridesse, kus teie arvates lõpuks ilmub Viktor Orban ja tema ustav minister Peter Szijjártó. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui peate selle kanali tööd oluliseks, huvitavaks ja vajalikuks, kutsun teid üles toetama selle kanali tööd rahaliselt oma annetuse või tasulise tellimusega. Kuidas seda teha? Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Seal ongi kirjas toeta Aleksei Petši kanalit. Valige endale sobiv variant. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.